Ja me oleme siin Tallinna jäätmekeskuse salajases laos, kuhu on siis juba ette valmistatud mõned täiesti tuttuued konteinerid, et te ei ole neid linnapildis enne näinud. Ja need konteinerid on tehtud siis tallinlaste jaoks, et nad saaksid ära tuua siia oma vanu rõivaid. Nüüd sellesse konteinerisse ei tohi panna päris selliseid juba auguga sokke ja katki läinud tšempreid, vaid et tooge siia ikkagi need asjad, mida saab veel kord kanda. Kuidas see konteiner töötab? Väga lihtsalt. Konteiner lahti, asjad sisse ja uuesti kinni. Ja siis, kui konteiner saab täis, siis tullakse selle järele ja need asjad lähevad siis uuesti ringlusse. Linna peal on juba 20 konteinerit, aga neid uusi konteinereid tuleb siis juurde 20. Kui näed linna peal seda uut ilusat konteinerit, siis kindlasti kasuta seda, too oma asjad siia ja siis tead, et nad lähevad uuesti ringlusse. Eestis jääb aastas üle umbes 16 000 tonni riide- ja tekstiilijäätmeid, mida inimesed enam ei soovi. Kui suurem osa nendest sobib tegelikult uuesti kandmiseks, korduvkandmiseks, neid ei peaks üldse ära viskama tavaprügisse. Üks võimalus seda teha on läbi riidekonteinerite. Kui asjad sobivad veel kandmiseks, aga lihtsalt ei meeldi sulle või ei mahu või on, hea küll, moest läinud, too nad riidekonteinerisse. Pane nad siia kinnises kotis, et nad konteineri tühjendamise ajal ei määrduks. Lükka aga sisse ja sa tead, et sinu riided saavad endale uue võimaluse. 95% asjadest, mis jõuab sellisesse ilusasse riidekonteinerisse, leiavad endale uue elu. Olgu see läbi ümbertöötluse, kuid peamiselt läbi uute omanike. Suuna oma kasutuskõlblikud riided uuele eluringile. Nii vähendad loodusressursside kasutuselevõttu ja teed kellelegi heateo.